Ma tahan teile rääkida ühe suurima kunagi räägitud valeloo ning sellest, kuidas teie maksuraha kasutatakse. Nüüd selle kohta propaganda levitamiseks. Ja ei, ma sooviksin öelda, et see on liialdus, aga see ei ole nii. Tere! Jah, vabandust. Kas me võiksime hiljem rääkida? Mul on siin need inimesed, kes teevad intervjuud. Tead küll, küsitlejad Nakpa kohta. Ma olin 9-aastane. Ja mu isa tuli meie magamistuppa ning ütles meile üllatuslikult, et me läheksime käpuli ja liiguksime trepini, mis viib katusele. Trepil polnud aknaid, sest selleks ajaks olid kuulid juba puidust aknaluukidest sisse tulnud. Ja järgmisel päeval võtsime lihtsalt kaasa, mida suutsime kanda ja läksime mu onu Husseini majja. Olgu, nii et kui sa vaatad seda esimest korda, siis võib-olla tunned nagu minagi. Oh jumal, mis selle vaese naisega juhtus? See on peaaegu nagu holokausti meenutus. Need vaesed naised, need vaesed inimesed, kes pidid läbi elama nii siira ja raske tragöödia ja mis seal kõigel pistmist on sinu maksurahaga? Ma kuulen, et sa küsid seda. Noh, vaatame korra üle. Niisiis, neile, kes ei tea, mis Nakba oli, siis Nakba oli ja mingil määral on siiani palestiinlaste massiline kodudest väljaajamine aastatel 1947 kuni 1949 kurja Iisraeli riigi poolt, hoolimata sellest, et see toimus sõja ajal, mille need palestiinlased ise alustasid. Aga see on teema, millest räägime mõnel teisel korral. Teatavasti on 2 inimest, kes kuuluvad endiselt nende põgenike hulka ja need on õed Bella ja Gigi Hadid. Jah, teate neid supermodelle, kes elavad Ameerika Ühendriikides ja on vallutanud kõik ekraanid. Neid peetakse selle Nakba asja raames põgenikeks ja täna või sel nädalal seda mälestati. Ja põhjus, miks ma tahan sellest teiega rääkida, on see, et see video, mida me edasi vaatame, oli ilmselgelt rahastatud Zohran Mandani poolt. Kes kasutab teie maksuraha selle vale levitamiseks, et siiani, 90 aastat hiljem, peetakse neid inimesi endiselt põgenikeks konfliktist, mille nad ise algatasid? Täna on konkreetsemalt Nakba päev, iga-aastane mälestuspäev, millega meenutatakse enam kui 700 000 palestiinlase väljatõstmist aastatel 1947-1949 Iisraeli riigi loomise ja sellele järgnenud aastate jooksul. India on New York lane ja uus Nakba ellujääja. Ta jagas meiega lugu kodust, traditsioonidest ja mälestustest läbi põlvkondade. Ja loomulikult on Rashida Tlaib otsustanud esitada Nakba tunnustamise resolutsiooni, kasutades taas teie maksuraha. Et panna inimesi keskenduma kõigile neile vaestele põgenikele, kes pole 90 aasta jooksul suutnud lõpetada ohvrirollis elamist millegi pärast, mille nad ise põhjustasid. Selle resolutsiooni 1289, mille kaasalgatajateks on 12 demokraati, sealhulgas loomulikult esindaja Ilhan Omar, kirjeldab Nakbat kui jätkuvat protsessi, mis on seotud Iisraeli asutamisega ning kutsub üles taastama USA rahastuse UNRWA-le ja toetama ÜRO resolutsiooni 194. UNRWA, tuletan teile kõigile meelde, on see organisatsioon, mida Hamas, terroriorganisatsioon, pidevalt kasutab. See tuletab meelde ja muide, mõned UNRWA töötajad röövisid tegelikult osa iisraellasi 7. oktoobril, aga see on juba teine teema. See meenutab 1948 aasta sõda, mis sundis kodust lahkuma umbes 700 000 palestiinlast kodusõja ja Araabia sissetungide ajal. Ajaloolased toovad välja sellised tegurid nagu hirm, väljasaatmised ja araablaste üleskutsed põgeneda. Pooldajad seostavad seda praeguse vägivallaga kaasas. Bla 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 bla. Resolutsioonil on vabariiklaste juhitud esindajate kojas vähe võimalusi läbi minna, kuna lahendamata probleemid ja vastandlikud narratiivid nagu näiteks see, et Nakba pole kunagi lõppenud, takistavad selle vastuvõtmist. Ja just sellest ma tahangi teile rääkida. See on see vale, mis lihtsalt ei lõpe kunagi. Nakba pole kunagi lõppenud. Need ohvrid on alati ohvrid. See ei lõpe kunagi. Nad jäävad alati pagulasteks. Ja ma arvan, et The Daily Nas on ilmselt üks täpsemaid hääli kogu selle teema juures. Narratiivi rikkumise hoiatus. Minu Araabia külavanemad, neile kes ei tea, Nasir Yassin on Iisraeli araablane. Okay? Minu Araabia külavanemad Iisraelis ütlesid mulle, et kõige rikkamad palestiinlased müüsid oma maa maha ja lahkusid esimestena. 80 aastat hiljem väidavad nende lapselapsed nüüd, et nad on ümberasustatud ohvrid.
ma olen ohvrimentaliteedi suhtes nii allergiline, see ajab mul vere keema. 15 miljonit ümberasustatud hindut ja moslemit Indias ja Pakistanis umbes samal aastal. Keegi ei püüa seal olla ohver. On aeg edasi liikuda. Sa saad olla ohver ainult korra. Pärast seda oled sa vabatahtlik. Ja jah, ma arvan, et see on täiesti õige. Muide, Laara Luma, president Trump peaks katkestama kogu föderaalse rahastuse New Yorgi linnale, kuni Mamdani tagasi astub. Mamdani kasutab maksumaksja raha, et teha Palestiina propagandat Nakba kohta ning tema toetajad ähvardavad iga päev New Yorgis juute rünnata. Trump saab selle võitluse lihtsalt võita, keelates New Yorgi linnale kogu föderaalse rahastuse, kuni Mamdani tagasi astub. See on lihtne. Vaatame seda naeruväärset videot, aga mitte enne, kui oleme näinud seda rumalat Rashida Tlaib'i, kes läheb välja ja räägib sellest propagandast, millesse ta usub. 15. mai 2026 Marki juures. Muide, tere tulemast Pushbacki. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et seda videot levitada ja teha kõik, mis vaja, et sõnum leviks, sest meil on sellest küllalt. On aeg vastu hakata. Nakba, 78. aastapäev. Nakba, mis tähendab araabia keeles katastroofi, viitab Palestiina rahva massilisele väljatõstmisele ja vägivaldsele etnilisele puhastusele nende kodudest ja kodumaalt Iisraeli riigi loomise ajal. Nii igav, nii vana, nii igav. Muidugi, sul on ka Jeremy Boring. Näki boring. See on täielik viga. Jeremy Corbyn räägib siin samuti Nakbast. See oli aeg, kui 700 000 palestiinlast aeti oma kodudest välja. Sellest ajast peale on Palestiina rahvas olnud okupatsiooni all. Ja alates 23. oktoobrist on toimunud kõige intensiivsem pommitamine. Igav. Pidage meeles, kallid, kui me räägime Nakba valest, siis 1948 aastal toimunud sõda ei alustanud juudid. Selle sõja alustasid need inimesed ise ja nad pidid siis tegelema selle tagajärgedega, mis ongi täpselt nende strateegia asjade ajamisel. Nad alustavad midagi, siis tuleb mingi tulemus ja nad süüdistavad selle tulemuse pärast põhjust, miks nad üldse alustasid. Kas saite aru? See on uskumatu ja geniaalne käik. Nad võtavad ajaloo ette ja ütlevad, okei, me alustame sõda juutidega. Nad alustavad sõda juutidega. Juudid siis võidavad, siis nad saadetakse välja. Ja siis nende vastus on öelda, meid saadeti välja, sest oli sõda juutidega. See päris ei tööta. Sama on kogu selle 7. oktoobri asjaga. See on strateegia, mida nad kasutavad. Põhjus, miks me kasutame terrorismi, on meie terrorismi tagajärjed. See on nii madala IQ-ga, see on hale. Tõesti, ausalt, erakordselt hale. Hosseini maja Nabluses, sest Nabluses ei olnud lahinguid. Sionistid tulid tead Jeruusalemma. See paneb lihtsalt imestama, miks Mamdani peab praegu selle video peale raha kulutama. Olgu, selle propaganda peale, millele peaks New Yorgi linn praegu keskenduma? Kui nad ei suuda isegi jääd koristada, kui neil on endal miljon erinevat probleemi, siis just sinna peaks raha minema. Ja see on sulle taas meeldetuletuseks, et see on üks suurimaid valesid, mida kunagi räägitud, et palestiinlased on ohvrid. Ei, nemad on ohvrimentaliteedi levitajad, mida nad on otsustanud sinu vastu kasutada. Kasulikud idioodid. Ja nüüd suudavad nad saada sinu maksuraha, et neid valesid levitada. Ma mõtlen, kas see pole mitte propagandamasina kohta lausa hämmastav.